paberile läinud. Tere hommikust ja siis peaksin väikese üleskunnistuse tegema, et mina olin vist ainukene, kes oli üle öörahu tegelikult üleval. Aga ma loodan, et te annate mulle selle andeks, kuna ma valmistasin enda tunnistuseks sellel ajal. Annate? Krisil on juba mulle vist see koht valmis, kus ma saan nõusid pesta. Kõik on korrada. Okei, et kui keegi veel ei tea, siis mina olen Silver. See, kes eile Maxi kõne ajal magama jäi, nii-öelda magama jäi väidetavalt. Ja see, kes lasi inimestel rahulikult seal lõkke juures soojaneda, nagu hoolitseb vanaema või vanaisa. Nii. Igastahes minu tänane tunnistus on võib-olla natukene pikem kui peaks ja see koosneb 2 osast. Et esiteks ma juba ammu sellest tahtnud rääkida, millest ma täna räägin teile ja kuidas üldse Jumal mind läbi teiste palvete hoidnud on. Nagu te võisite eile juba aimata minu riietusest, praegu käin ma Kaitseväes aega teenimas. Et ning see esimene mõte ongi pärit sealt. Ja ma arvan, et ma olen esimene, kes oma tunnistust iPodiga annab. Vähemalt igal juhul see ilus lugu algab niimoodi. Oli ilus talvehommik, olin enda täisvarustusega valmis noorem allohvitseri kursusel lõpurännakule suundumas. Ehk siis täisvarustus on kusagil 40 kilo. Ma ei tea, umbes seal ka ei. Mul oli meeletu kartus, kui ma seda rännakust üldse kuulsin ja need numbrid ja jutud, mis selle kohta kõik räägiti, need nagu täiega hirmutasid mind. Et selle pikkuseks oleks pidanud tulema siis 70 kilomeetrit ja seda oleks pidanud tegema ilma magamispausideta. Ehk siis ainult kõnni ja kõnni. No nii ma siis alustasingi rahulikult. Kõnnin, kuid kuidagi kerge oli, nagu ma arvasin, et see on raskem. Sest ma olin juba korra rännakut teinud, aga siis ma tegin selle 3 erinevas jupis, ehk siis 10, 15 ja 20 kilomeetrit. Ja see oli mingi üliraske mulle. Ja siis ka ma ei teinud nagu täisvarustusega, ainult 1/3 tegin sellest täisvarustusega. Ja siis igastahes ma olin juba 45 kilomeetrit kõndinud ning ma olin enda pooljaast ette jõudnud 45 minutit, et mul oli nii lihtne lihtsalt kõndida. Ma jätsin enda pooljaad maha, et las nad tulevad seal rahulikult järge, et ma ei viitsi nagu nendega nii aeglas sammu pidada. Sorry, aga jah, nii ma tegin. Ning selleks hetkeks, kui 45 kilomeetrit oli läbitud, oli ma suht ainukene positiivne vend veel seal end pooljaas. Nagu vaikselt kõndisin, laulsin oma, et mingi vahepeal, kui kedagi kohtasin, rebisin seal mingi kildu ja igastahes kõnnitud oli juba 55 kilomeetrit. Kuid mul oli ikka laul oli huulil, nagu tõsiselt. Peaaegu lõpp juba, aga ikka mul oli nii lõda kõndida. Olgu, lõpetasin rännaku ära, mitte ühtegi villi isegi ei olnud, mitte ühtegi hõõrdumist, mitte kusagil, nagu nii lõda oli. Ja siis ma sain nagu aru, et see oli puhtalt Jumala arm, nagu, et ma sain nii lihtsalt selle läbitud. Tegelikult selle pikkuseks tuli 63 kilomeetrit, 2 kilti siia-sinna. Et kui ma pärast kuulsin, et kui palju tegelikult minu pärast palvetasid üldse, et ma läbiksin selle rännaku üldse nagu
nagu ma tundsin, et kuidas see palvetugi kandis mind. Et kui ma eelmist rännakut tegin, see oli nii raske, siis ma isegi väga ei ütelnud kellegi, et ma olen mingi rännakul võib-olla paarile inimesele. Aga nagu seekord oli nii lihtne ja veel ühes jupis teha seda. Ja et nagu ma tahaksin teid ka julgustada üksteise ees palvetama, et te võib-olla ei tea, kui tähtis see on, aga see inimene näiteks, kelle ees palvetatakse, see pärast tunneb nagu seda palvetuge. Ja siis nüüd ma suundun teise mõtte juurde ja see on ka kaitseväest. Et ja pean siinkohal ka mainima, et see ei ole kohutamiseks, nagu ka eelne Maxi jutlus ei olnud, vaid see on realistliku pildi loomine, kui nii võib ütelda. Et igastahes enne kaitseväge oli minu usuelu nii-öelda ideaalne. Ma arvasin, et kõik on korras. No, ma oleks pidanud piiblit rohkem lugema, aga ma ei näinud väga suuri probleeme. Niipea, kui ma nagu kaitseväkke sattusin, tõi see mind nagu maa peale. Nagu näitas mulle tegelikult realistliku pool, et ma nägin, kui nõrk minu usupind tegelikult oli, et kõik käis alla, ma ei viitsinud oma piiblit lugeda, ma ei viitsinud väga midagi nagu selle poole teha. See oli siis esimene pool sellel, seda oli baaskursus, ma ei tea, juuni. Igastahes üks moment. Ja nagu see tunne oli nii kohutav, kui ma nägin, milline mu usuelu tegelikult oli, et ma ei olnud absoluutselt valmis kohtuma Jeesusega, et nagu teate, et tuleb Jeesus varsti tagasi ja me peame siit nagu minema ja siis pannakse meid nagu kohtu ette, et kes siis saab taevasse ja kes ei saa, väga lihtsalt üteldes. Ja siis ja ma mõtlen, et kui see kaitsepõnts, okei, see oli veel väike, aga mõtelge, kui mul oleks suurem tulnud, et kuidas minu usk oleks siis nagu pidama jäänud üldse, nagu mis minuga siis oleks juhtunud, kas ma oleksin absoluutselt siis ei ütelnud või. Et sellepärast ma tahaksin ka ütelda teile, et te nagu võtaksite tõsiselt seda usku, et Jeesus tuleb mingi aeg ja et te oleksite valmis selleks, et minagi oleksin valmis, et ma nagu iga päev püüdleks selle poole, et ma oleksin valmis siit minema. Nagu praegu ma mõtlen, et kui patune ma tegelikult olen, et kas ma üldse sobin sinna Jumala juurde, et kui ideaalne tema on nagu. Ja siis lõpetuseks tahan lugeda teile kiri roomlastele 15. peatükist 7. salmist alates üleskutse ühtsuseks. Seepärast võtke vastu üksteist, nõnda nagu Kristus on meid vastu võtnud Jumala kirkuseks. Sest ma ütlen, et Jeesus Kristus on saanud ümber lõigatute teenriks Jumala tõe pärast, esiisadele antud lootuse kindlustamiseks, et paganad hakkaksid Jumalat ülistama halastuse eest, nagu on kirjutatud. Seepärast ma tunnistan sind paganate ees ja laulan kiitust sinu nimele. Ja taas ta ütleb, rõõmustage paganad koos tema rahvaga ja taas kiitke Issandat kõik paganad ja kiitke teda kõik rahvad ja Jesaja ütleb taas, Iisa juur tuleb ja see, kes hakkab valitsema paganate üle, tema peale panevad paganad lootuse. Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küll aga lootust püha vaimu väes. Amen. Aga ma tahaksin ühe asja veel ütelda, et kes iganes võttis Ralfi pastaka, et ta tahab seda tagasi.
Woo!